Tere tulemast tagasi või esimest korda Kesedapesa YouTube'i kanalile ning tere tulemast Raaga talu köögituurile. Enne kui vaatame, milline see köök siin täpselt välja näeb, vaatame, milline oli see köök enne, kui talu oli eelmiste omanike käes suvilana kasutuses. Kohe algusest peale oli selge, et selle pisikese suvila köögiga meie pere hakkama ei saa. Seega teadsime kohe, et teeme köögi suuremaks. Muidugi käis peast läbi ka mõte, et kas lihtsalt olemasolevat kööki laiendada, jätta alles see kõik, mis siin on. Kuid üsna ruttu saime selgeks, et pole mõtet niiviisi poolikult nokitseda, vaid teeme kohe kõik uuesti, õigesti, kvaliteetselt, niimoodi, et see oleks loodetavasti investeering kogu eluks. Vana köök oli siis puidust karkassiga, tammepuidust ustega, pind oli tammepuit ja selles mõttes ta muidugi oli väga armas, aga põhiline probleem oligi ju see, et ta oli liiga väike ja ei olnud praktiline ja piisavalt suur igapäevaseks aastaringseks kasutuseks. Et suvel niiviisi siin puhates kindlasti oli väga mõnus, aga kuna meie elame siin aastaringselt, meid on mitu, meid tuleb juurde, siis meil oli vaja rohkem ja võimalikult palju. Nostalgitsemised nostalgitsetud ning siit ta tuleb. Raaga talu köök alates novembrist 2022. Alustame siis algusest, et miks on see köök selline, nagu ta on. Rääkides planeeringust, siis meie suureks prioriteediks oli loomulikult see, et saada võimalikult palju panipaika. Seepärast on ka kõik võimalik seina, põranda, pind muidugi ilu piirides täidetud kappidega ja tegelikult ütleks, et ei olnud eriti raske seda planeeringut teha. Et enne oli see köök ainult siin all see osa, seega me tegime samamoodi, et see veevärk ja kõik oli ju siit samast. Nõudepesumasin, kraanikauss on peaaegu sama koha peal. Aga siis oligi kohe loomulikult esimesena, et kindlasti üleskapid laeni välja. Ja järgmisena mõtlesime, et mis siis veel. Kohe järgmine mõte, saar. Selle saare me tegime põhimõtteliselt lihtsalt nii suure kui sai. Ja ma ütleks, et ta sai täpselt õige. Ta on mõnusa kõrgusega tehtud selle elutoa seinalaudise liistu kõrguse järgi, et ta kuidagi sulanduks kokku, et ta on kõrgem kui see tööpind siin teisel pool kööki. Ja meil on seal mõnusad pukid, kus saab istuda. Ja see saar on küll jah
väga mõnus ikka, et saime siia panna hästi palju sahtleid, sügavad sahtlid, nii et kõikvõimalik pind, mis oli võimalik ära kasutada, me kasutasime. Siin minu ees on akna ümber siis ka kapid. See, kus juures oleks peaaegu olemata jäänud, sest me juba planeerisime selle köögiosa siin ära, saare ja selle osa. Ning siis ma olin üksi kodus, Assa oli tööl, me olime saanud selle 3D joonise sellest köögist, siin sellest poolest. Ja ma vaatasin siin seda aknapoolset seina ja mõtlesin, et sassia me sellega teeme, see on täiesti mõttetu pind, sinna ei ole mitte midagi panna. Mingit lauda sinna ei pane, meil on söögilaud seal elutoas, meil on verandal suur laud. Me sööme teleka ees ka, meil on siin saar ja siis ma hakkasin kohe joonistama oma nägemust sellest, mis siin võiks olla. Joonistasin kuskil vist lihtsalt niimoodi arvutist pintsliga mingisuguse pildi valmis. Mõtlesin, et võiks olla all sahtlid, siis üks vitriinkapp klaasuksega ja üks kinnine kapp, et jällegi kinnise kapi eesmärk oleks siis, oli kohe algusest peale, et sellised mingid kodutarbed, puhastusvahendid, blender, kui ei kasuta ja muu selline ja et vitriinkappi saame siis panna nõud. Mitmed teist on huvi tundnud ka meie nõude vastu. Meil on siis sellisest huvitavast kohast nagu Etsy tellitud läbi interneti siis nõudekomplektid ja oleme nendega väga rahul. Meie oleme olnud sellised inimesed üürikodudes, kes põhimõtte pärast ei osta üürikodusse mitte midagi. Meie oleme olnud säästlikud, kokkuhoidvad, selles mõttes keskkonnasõbralikud, et tundus mõttetu osta asju kodusse, kus me ei püsi. Ehk siis kogu aeg oli mõttes, et kunagi tuleb oma kodu, siis me ostame neid asju ja nüüd ongi see käes ja me olemegi täiesti, meil ei olnud mitte midagi, meil ei olnud mingit klaasi, me jõime üürikodudes kurgipurkidest, sest et miks mitte, klaas, anum, paned kõrre sisse, toimib. Et meil selliseid nõusid ja kodutarbeid ja selliseid asju ei olnud üldse ja siia tulles hakkaski meil kõik see nullist pihta. Ja tellisimegi siis 20 komplekti neid nõusid, mis siis loodetavasti aastakümneid püsivad meil, kasutame neid igapäevaselt kui ka eriüritustel, jõuludel. Lisaks klaasid, kõik 20 komplekti. Jõuludel sai siin ilusti ära toidetud ja joodetud, mitu meid oli, 18, nii et ideaalselt. Ja kahvlid, noad ka, kõik 20 komplekti, ma ka näitan. Sellised mustad, ägedad, toimivad ja oleme väga rahul. Loomulikult jätsime alles oma nunnu puupliidi, millel saab teha vabalt süüa, aga millega meie kütame ka, kui on soov kiirelt tuba soojaks saada. Meil ei ole küll siin hullult probleemi sellega, meil on ahi elutoas ja soojamüürid igas toas, aga see on siin ka soojamüür, see läheb ka soojaks. Nii et kui pliidi alla tuli teha, siis läheb siin kohe ruttu hubaseks. See uhke riiul siin on detail, mida ma tahtsin kohe algusest peale. Mul olid juba kuskil vanades Pinteresti galeriides sellised sarnased riiulid salvestatud, et sellist talulikku riiulit ma väga tahtsin, nii et tegime selle ära. Üleüldiselt ka köögistiilist nii palju, et loomulikult me elame
väga vanas talus ja selle talu õnneks mina ka modernset kodusisustust ei armasta, seega isegi kui me ei elaks siin talus, elaks kuskil mujal, siis selline veidi talulik vanaaegse muljega köök mulle niikuinii meeldiks. Et muidugi oleks võimalik minna täitsa üle võlli taluköögiks, aga kuna see on uus köök, siis keda me petame, ta ei ole vana. Nii et ikkagi ilmselgelt on näha, et ta on uus sellises natukene modernses võtmes, aga siiski vaatad peale ja saad aru, et see on taluköök. Ning loomulikult paljude jaoks selline kaheldav valik, aga paljude jaoks ka väga äge, põnev ja julge valik on need meie köögi värvid. Ja kuidas need siis meieni jõudsid? Roheline värv on köögis populaarsust kogunud juba vist mitu aastat minu meelest. Mina olen tahtnud rohelist kööki ammu. Kindlasti mõned aastad tagasi ma usun, et ma tahtsin ka seda trendikamat, tume, sellist võib-olla natukene sinakat, sellist tuhmi rohelist, aga selline suvine, kevadine, lõbus, roheline kõnetab tegelikult mind kuidagi rohkem. Ja kuna siin on palju kappe ja siin oleks väga palju rohelist, siis ühel hetkel ma vist Instagramis nägin pilti ühest küll vanemast köögist, aga oli ka taluköök, kus olid ülemised kapid sellist heledat lavendli-lillat värvi ja ma lihtsalt hetkega otsustasin, et meie ülemised kapid peavad ka olema lillad. Ja selle peale ei tasunudki liiga pikalt mõelda, sest et loomulikult on paljude jaoks nii-öelda praktilisemaid valikuid, et ma ei tea, et ikka tehakse ju kõik igaks juhuks valge või beež või midagi. Aga mulle meeldib, et see köök on selline, et sa vaatad peale seda, et see on see Heleni köök. Et ta on nii eriline ja oma karakteriga ja see ongi tema juures võluv, et ta on nii oma lihtsalt, et ma olen nii harjunud juba selle meie rohelise lillaga ja see on nii armas, et meie oleme väga rahul ja tundub, et teistele tekitab ka see palju rõõmu ja elevust, nii et soovitan. See nunnu pesa siin akna juures on inspireeritud ühe mu sõbranna vanemate köögist, kus midagi sarnast oli akna all ja mulle nii meeldis see ja see jäi mul kuidagi mõttesse. Olin sellest vist unistanud ja kohe, kui mul siia kappide tegemise idee tekkis, siis kohe joonistasin siia ka sellise istumisala. Ma arvan, et meie valamu nõuab ka sellist eraldi tähelepanu, sest ma olen tõesti rahul temaga. See on Villeroy ja Bochi valamu ja ükskõik, mis brändi omad on, aga see suurus on nii mõnus. Kui meil veel vannituba ei olnud, siis siin sai isegi last vannitada ja vot, hästi mõnus on see valamu. Kuigi panipaika on palju, siis pärast köögi valmimist, või ma ei mäleta, kas tuli see idee juba enne, panime ise ka siia sellise toru, kuhu otsa ostsime täpselt samasugused S-konksud, nagu on seal nendel emailkruusidel valamu kohal ja saime siia mahutada väga palju asju, mis muidu oleks kapis liialt ruumi võtnud. Et pannid, kulbid, käärid, sellised asjad. Potid mahuvad meil ilusti kõik siia ülesse. Nii et sellist poti-panni ruumi meil õnneks siin
kappides eraldi väga vaja ei ole, et saime niimoodi praktiliselt lahendatud. Ja ilus on ka see. Tore detail, mida kindlasti tahtsin mainida, on see, et see laudis on siit samast meilt sellest seinast pärit. Meil on siin elutoas ja lapsetoas täpselt see samasugune laudis pooles seinas. Ja kuna seal ei olnud seda enam vaja, siis saime seda taaskasutada siin saare ümber ja täpselt jätkus. Nagu juba märkasite, siis tehnika osas oleme läinud täitsa smeegiteed. Et kunagi unistasin ma pikalt sellest 50ndate smeegikülmikust, aga minu meelest oleks kuidagi liiga kentsakas, isegi minu jaoks, kes segab üsna palju stiili omavahel. See ameerikalik retro külmik siin, seega smeegil oli selline, see stiil oli colonial, messingust või sellise messingu moodi või ma ei tea, mis see täpselt on. Detailidega ilus külmik, et see külmik on ikka, see ei ole lihtsalt külmik, et mingisugune valge klassikaline ei oleks siin selline kaunitar nagu tema on. Ja nagu nägite, siis ahi, mikrolaineahi, induktsioonpliit tööpinnal ja isegi segisti, röster, veekeedukann, kõik on meil smeeg ja nad on ilusad, mis seal ikka öelda. Ja lühidalt räägime loomulikult ka tehnilisematest detailidest, ehk siis millest on see kõik tehtud ja kes tegi, palju maksis. Meie köögi tegijaks on Woodhammer. Nad asuvad Türil. Meil olid nad vist isegi täitsa ainsaks valikuks, sest et talu endine omanik, kes on mööbli teemal väga pädev, vastas küsimusele, et kellelt köök tellida, koheselt Woodhammer, seega meil mingit kahtlust ei olnud. Ja minu meelest oli juunikuu, kui me hakkasime tegelema siis selle köögi planeerimisega ja suhtlema ja võt. Köögi karkass on tehtud valgest melamiinist. Kõik nähtavad detailid, uksed on tehtud värvitud MDF-ist. Meil oli loomulikult siin alguses mõte, et teeme kõik puidust ja nii, aga köögitegijatega arutledes, meie vajadustest, soovidest, eesmärkidest lähtudes jõudsime ikkagi MDF-ini, mis on väga kvaliteetne ja vastupidav. Meil on niikuinii köök värvitud. Meil ei ole, oleks siis, et puidust köök, kohe puidutooni ja nii. Aga meil on niikuinii värvitud, siis mõnes mõttes ei ole ka nagu vahet, mis seal all on, kui kvaliteet on sama. Tööpind on liimpuit tamm. Läksime siis sama teed pidi nagu eelmises köögis. Enne oli ka meil tammest köögi tasapind ja nüüd ka. Valisime ise siis selle tooni ja meil on ta vahaga viimistletud. Et seal oli mingi teine variant ka, aga ma ei mäleta, kui sa oled spetsialist, siis sa kindlasti tead, aga ma olen kõigest klient. Tagasi vaadates on tõesti see, et see protsess võttis mitu kuud, et hakkasime juunis planeerima. Aga ma ütleks, et seda planeerimisaega ju ongi vaja, sest ka meil siin igasugused mõtted muutusid. Tekkis ju juurde see aknaalune osa. Kui oleks võib-olla kohe kiiresti kõik pihta hakanud, siis oleks olulised otsused
liiga rutakalt äkki tehtud. Ja tegelikult kui kööki paigaldama hakati, siis oli selline tunne, et see kõik oli nii kiiresti käinud, et just hakkasime planeerima siuh ja oligi köök püsti. Et see köögi paigaldamine ise oli ka väga kiire protsess, neil oli kõik ju, need osad olid neil tehtud seal koha peal valmis ja tuldi siis siia paigaldama ja võttis vist 2,5–3 päeva aega. Ja väga lahe oli seda jälgida, kuidas see pusle kõik siin kokku läks. Nii köögi planeerimise kui ka paigaldamise käigus oldi nii professionaalsed ja toredad ja meil ei ole tõesti mitte millegi üle nuriseda, kõik on super, oleme väga rahul kvaliteedi, välimuse, millega iganes, et tõesti väga hästi läks. Loomulikult paljude jaoks kõige huvitavam küsimus, palju see kõik maksis. Meie köök köögitegijate poole pealt maksis veidi üle 13 000 euro. Seal all ei ole tehnikaarve, ehk siis tehnika on niikuinii hästi spetsiifiline. Iga ese võib maksta täiesti seinast seina. Meie siis mikrolaineahi, ahi, induktsioonpliit, külmik, palamu, segisti ja need asjad on eraldi. Aga see köök ise siis oli üle 13 000 euro veidi. Ja sinna alla ei kuulunud ka käepidemed, kapinupud ja käepidemed, sest ma tahtsin need ise kuskilt laiemast valikust valida, et ma olen üsna pedantne ja tegin siis selle valiku ise internetist ja tellisin ise ja nemad siis panid need lihtsalt külge. Ma loen ette, mis meil oli seal selle köögitegijate poolt siis selles pakkumises. Mööblikarkass, töötasapind, profiiliga uksed, nähtavad küljed, värvitud MDF, klaasriiulid ja vitriinkapi ukseklaas, sahtlid, hinged, tõstukukse süsteem, prügikastid, reeling ning S-konksud, LED-valgustus, joonise koostamine ja mõõdistamine, elektritööd tehnika integreerimisel, torutööd sanitaartehnika paigaldusel ning paigalduse transport. Ja siis eraldi arve oli meil tehnika pluss loomulikult valgustid, mingid pukid ja igasugused sellised asjad on kõik enda sisustus. Ma ei tea nüüd, selline ligikaudne summa on ikkagi kindlasti meie köögil täitsa üle 20 000 loomulikult. Täpselt me ei olegi seda kokku arvutanud. Ei ole vaja liiga palju sellele mõelda, et palju seda raha kogu aeg kulub. Aga umbes sellises suurusjärgus see meie investeering oma kodusse siis oli. Ja oleme väga rahul, et me ei ole teinud mingeid kompromisse ja saime tõesti oma unistuste köögi. Loomulikult on siin köögis nii palju vahvaid detaile, millest rääkida, mida teile näidata, aga ma arvan, et ma jätan teile need küsimused küsida ja ma hea meelega vastan neile kõigile. Nii et kui on mingisugused detailid, mis huvitavad, siis ma võiks lõputult enda kodust rääkida ilmselgelt, selleks ma siin olen. Võite küsida, kus me hoiame koeratoitu, kus te hoiate, ma ei tea, purke, kus te hoiate kilekotte, riidest kotte. Et kõigil on vastused olemas ja hea meelega näitan, nii et
ehk saame mingi järjevideo teha. Meil ei ole küll selles mõttes ei tahagi neid sahtleid ja värke siin hullult näidata veel, sest et eks me ise ka siin elame ja teeme ümber, siin organiseerime ümber asju, et kuidas on kõige käepärasem ja loogilisem, nii et asjad alles loksuvad paika ja kindlasti tekib siin veelgi loogilisemaid ja praktilisemaid lahendusi sahtlites, kappides. Aga praeguseks on nii, nagu on. Nii et näeme siis järgmises videos ja aitäh, et oled kaasa elanud meie Raagatalu ning meie köögiteekonnale. Uhkusega saame siin nüüd näidata teile oma kööki iga päev hommikusega peale. Nii et loodan, et te ei tüdine meie rohelisest ja lillast lavendliköögist. Näeme siis järgmine kord. Tšau!